Hingamisega on niimoodi, et äris ja elus ja üldse me hingame teadagi kõik ja kogu aeg. Aga kui palju sa teed seda teadlikult, teadlik hingamine? Avastasin äsja sellise toreda numbrite maagia, et olen 25 aastat olnud ettevõtja ja ka 25 aastat tänaseks hingamisega tegelenud, teadliku hingamisega. Esmalt seda õppinud aastaid ja seejärel leidsin, et hakkan ka ise seda edasi andma. Sest nii nagu elus on, oled õpipoiss, aga ühel hetkel keegi, kes see on, sina ise otsustad, et nüüd on õpipoisi aeg läbi ja nüüd on see aeg, kus juba peaks oskama. Ettevõtjana olen minagi läbi elanud erinevaid kriise ja kriisikesi ja ausalt öeldes ma ei taha mõeldagi, mis oleks olnud ja missugune ma oleks olnud siis, kui mul ei oleks olnud seda vahendit käes. Minu jaoks on see olnud teadlik hingamine. See on see põhjus, miks ma võin öelda, et kui koolitajal ja konsultandil justkui peaks olema üks selline lugu, kus ta oli augus ja kriisis ja siis ta tuli sealt välja ja ma olin kurb mõnda aega, et mul nagu ei ole sellist lugu. Sellepärast, et ma ei ole lihtsalt auku kukkunud ja ma tänaseks saan aru, et tegelikult ettehooldus ja teadlik hingamine on see, mis on mind aidanud, et seda ei juhtukski. Sellepärast on ka praegu näiteks ärimentorluse puhul me vaatame võib-olla kliendist ettevõtja bilanssi, kuulan ta mured ja väljakutsed ära ja loomulikult on vaja müügistrateegiat ja kõike muud tarkusi, et ettevõtlus toimiks. Aga lõppude lõpuks määrab ära ettevõtja heaolu ja edu tema seisund ja kõige kergem seda muuta ja tõsta on teadliku hingamisega. Niisiis ma väga tihti lisan selle ja see võib teha imesid ja viia inimese uuele tasandile väga lühikese ajaga. Et kui sinagi tunned, et ettevõtjana või lihtsalt elus sul oleks ruumi rohkem rõõmule, kergusele, vabadusele, siis mina ütlen, et see on tegelikult sinu sees olemas. See on vaja lihtsalt üles leida. Ja teadlik hingamine on selleks imepärane vahend, et see leida. Kui soovid, siis aitan.